Tere õhtust! Tere! Me alustame tänase teatrijuttude vestlusõhtuga ja meie tänane külaline on Tanel Joonas. Tere kõigile! Me võime istuda. Aitäh! Nii, mõned faktid sinu ja teatri kohta, et kui midagi puudu jääb, siis võid täiendada. Enamus faktid on Wikipeediast, aga lihtsalt, et oleks väike ülevaade olemas. Sündinud on Tanel 1980. aastal. Vastab tõele. Tartus. Tartus. Aastal 2000 said sa lavakasse sisse. Nii, oli nii. Ja lõpetasid 2004. Õppisid siis 21. lennus. Oli nii. Ja kui kooli lõpetasid, läksid kohe tagasi Tartusse. Ja. Vanemuisesse, kus olid sa 15 aastat näitleja ja sest ei või? No ütleme, et alguses ma olin mingisugune aeg, ma olin näitleja ja siis arvati, et ta võiks olla näitleja ja lavastaja. Topeltpalk ühesõnaga. Loomulikult. Loomulikult, väga hea. Ja siis 2019 toimus päris suur pööre, et jõudsid esimest korda Viljandisse ja sinust sai Ugala kunstiline juht. Ja siis aastal 2023 sul see leping seal lõppes ja nüüd Wikipeedia ei teagi, mis sa vahepeal 1,5 aastat tegid. Aga alates selle aasta sügisest nüüd, siis 2025 sügisest oled sa Vanemuise draama juht. Ja. Mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et sa oled ikkagi nagu kunstiline juht, aga ainult sellel teatri poolel, sest Vanemuises on ka ooper ja ballett. Ja, nii on, jah. Mis tegid need 1,5 aastat siis? Mul oli alguses illusioon, et ma puhkan. Aga ma ei teinud selles mõttes eriti midagi muud kui umbes 3 lavastust. Lavastasin 2 kontserti. Ja umbes niimoodi see 1,5 aastat läkski selles mõttes, et sisuliselt ma olin vabakutseline lavastaja. Sest see Ugala periood minu elus sai läbi, mul oli vaja Tartusse tagasi minna ja siis olin vabakutseline lavastaja. Kultuuripealinna programmiga olid ka seotud? Olin. Lavastasingi suvel, siis oli päev enne, kui ma Saaremaale puhkusele tulin, ehk siis 3. augustil seal Tartu kesklinnas Autovabaduse puiestel kontsertlavastus Jeesus, mis selle nimi oli? Oota, me ju Laura Kallega või Laura Võigemeistiga ise kirjutasime selle, ma peaks teadma seda. Laura pani pealkirja võib-olla? Laura pani kindlasti pealkirja, aga ellujäämise kunstid ristteel, võt. Selline pealkirja oli. No väga hästi, aga tegelikult lähme sinna päris algusesse tagasi, sinna siis, kas siis nõukaaja lõppu või juba Eesti aja algusesse, et kuidas sa teatri juurde üldse jõudsid? Ma ei mäleta seda, selles mõttes mul oli lihtne, et minu onu Margus Vaher oli pikaajaline Ugala teatri näitleja ja siis tema isa, minu vanaisa Eugen, oli ikkagi terve oma elu oli hästi tugev harrastusnäitleja ja lavastaja, kes Jõhvis, mul emapoolne suguvõsa on Jõhvist pärit, siis Ida-Virumaal vanaisa Eugen tegi teatrit. Seal olid erinevad lavastused, mis tulid välja, ta tegeles tegelikult sellega kuni oma surmani. Ta oli üle 90, kui ta lahkus. Ja selles mõttes, et ma olen nagu kogu aeg saanud teatrit lava tagant vaadata, tänu onule, eks ole. Aga ma mäletan, et vist oli kuskil 90 äkki 6. või 7. aastal, kui ma natukene nagu teadvustasin, et mul on vist selle vastu huvi ja siis oli selline asi, et Andres Tvinjaninov, kes oli tollel ajal Vanemuise teatri näitleja, ta tegi sellise asja nagu Ema ja suveteater. See oli Eesti esimene suveteater, eks ole, ja sinna suveteatri juurde ta tegi sellise noorte teatristuudio. Ja siis ma käisin seal ma ei käinud seal katsetel, sellepärast, et mul oli tollel päeval kas mingi kontrolltöö või mingisugune asi, ma ei saanud minna. Ja siis ma läksin kuidagi Tvinjaninovi juurde, vabandust, aga ma ikka väga tahaks tulla. Ja siis Tvin nagu vaatas mind, ütles, et tahad väga tulla. Ma ütlesin, jaa, tule siis.
ja siis ma olin seal Ema ja Suveteatri stuudios ja me olime selles mõttes kuidagi hästi õnnelikud. Tähendab, ütleme, meil hästi vedas, sellepärast, et sellel ajal, kui meie olime seal Ema ja Suveteatri stuudios, juhtusid Vanemuises sellised asjad, et Mati Unt lavastas seal kõigepealt oma lavastuse Hamlet. Ja Mati Unt lavastas seal oma siis, mida paljud peavad Mati nagu kõige tugevamaks lavastuseks, lavastas sellise lavastuse nagu Laulatus Gombrowiczi näidendi põhjal. Ja tal oli sinna vaja massi, mingeid sõdureid, mingeid mässajaid, mingisuguseid nagu tegelasi, nii Hamletisse kui Laulatusse. Ja muidugi ta võttis need Ema ja Suveteatri stuudiost niimoodi, et enne kui ma teatrikooli läksin, olin ma mänginud 2 Mati Undi lavastuses. 2 Mati Undi lavastuses ja lisaks sellele siis lavastati veel Vanemuises sellist toredat lastetükki nagu Väikevend ja Karlsson katuselt. Ja siis võeti sinna mängima väikevenna vanemat venda Bosset, mis oli juba sellel ajal nagu selline, et nagu issand jumal, ma saan teksti ka lavale öelda. Ja nii ta läks ja siis tulid teatrikooli sisseastumiskatsed, kui ma keskkooli lõpetasin 98. aastal, aga siis ma ei saanud sisse. Ja siis ma õppisin Tartu Ülikoolis 2 aastat usuteadust. Ja siis tulid uued teatrikooli sisseastumiskatsed ja siis nii läks. Mis seal esimene kord siis nihu läks või? Ma ei teagi, mis seal nihu läks selles mõttes, et ma kukkusin esimene kord, kukkusin ikka esimesest, tähendab eelvooru ma tegin läbi, aga esimesest voorust ma ikkagi kukkusin kolinal. Ma ei tea, eks see on ju selles mõttes, see on ju alati on see loterii, vaata minu kursusel oli väga mitmeid neid, kellega ma koos õppisin, kes olid saanud sisse kas teisel või mõni isegi 3. korral. Et see on ju alati loterii ja see mingil määral on see loterii, et ma ei tea, ju mul siis oli kuidagi kehv päev või ma lihtsalt veel sellel hetkel ei suutnud nagu sellel hetkel kuidagi kanaliseerida seda, mida selles mõttes, et ega see, mis see muud on, see ütleme, et kui teatrikooli sisseastumiskatsed on, siis seda nimetatakse siis mida otsitakse annet, eks ole, aga mina olen mõelnud, et ma ei tea, kas see on anne, võib-olla see on siis nagu ikkagi nagu see tahe. Et kas sa suudad selle tahte sellesse viida sisseastumispäeva nagu kanaliseerida niimoodi, et sa suudad selle mulje jätta, et ma tõesti tahan siin olla. Ja siis tulevikus, kas sa tahad piisavalt olla nagu edasi, vähemalt võib-olla see on üks osa sellest andest, ma ei tea. No selles mõttes oleme me siis saatuse kaaslased, et minul läks esimene kord samamoodi, et eelvoorus sain edasi ja siis kolinal koju tagasi seal suvevoorust. Ja ma mäletan, et mina seal bussis tagasi Rakvere poole sõites ikka mõtlesin küll, et mis mu elust nüüd saab, kust sul see teoloogia huvi tuli või? Väga lihtne põhjus. Väga lihtne põhjus, sest samamoodi nagu mul ei olnud plaan B-d, sest ma olin kindel, et ma lähen teatrikooli. Kuidagi naiivselt ma keskkooli ajal niimoodi mõtlesin. Ja siis oli, aga tollel ajal oli selline asi, et kõik, kes kõrgkoolis ei õppinud, pidid minema sõjaväkke. Aga sõjavägi oli, see oli aasta 98, eks ole, et sõjavägi ei olnud veel nagu nii äge, nagu ta praegu on. Kui ma praegu tagasi mõtlen selle aja peale, siis võib-olla ma oleksin läinud sõjaväkke, ma oleksin seal kuidagi, võib-olla see oleks mulle vajalik olnud. Aga tollel ajal ma olin valmis tegema kõik, et sõjaväest pääseda. Ja ma sõna otseses mõttes võtsin Tartu Ülikooli selle teatmiku lahti ja hakkasin vaatama, kuhu ma siis sisse saan. Mul olid reaalained koolis väga kehvad. Midagi ei olnud teha. Ja ma vaatasin, et teoloogia, usuteadus saab sisse kirjandi ja vestluse põhjal, aga kirjand oli mul 9 punkti 10. Seal ei olnud küsimust. Peale selle seal oli konkurss, oli tookord mingi 3,5 inimest kohale, mis oli üsna madal konkurss Tartu Ülikooli mõistes, nii et sinna ma läksin. On see lõpetamata teoloogia? See on lõpetamata. Aga on sellest sul nagu kasu ka olnud? Ja. See oli esimene kursus usuteaduskonnas, see oli ikkagi, tegelikult oli see ülipõnev aeg, et mul tekkisid probleemid siis, kui tuli hakata nagu süvitsi minema. Et siis ma sain aru, et see ei ole ikkagi mulle, ma teadsin, et ma tahan teatrikooli katsetele uuesti minna. Aga see esimene kursus usuteaduskonnas, kus olid ju tegelikult sissejuhatavad ained, sissejuhatus, ma ei tea, religiooni lukku, sissejuhatus religiooni psühholoogiasse, sissejuhatus Vana Testamenti, sissejuhatus Uude Testamenti, okei, heebrea keel oli ka, selle ma lihtsalt kuidagi lasin üle.
aga need olid väga põnevad ained ja sealt oli nagu saada, oli küll. Ja kui ma mõtlen selle peale, et mis õppejõud, minu õppejõuks oli, eks ole, kadunud Marju Lepajõe, Kalle Kasemaa, Tõnu Lehtsaar, seal oli istu ja kuula ainult, sealt nagu anti igalt poolt. See oli äge, tegelikult see oli äge. Ja selles mõttes, et noorte värk selles mõttes, et eks pidutasime ka kogu aeg. See vist Tartus nii käib, jah. Mina, kui ma siis nagu teist korda läksin katsetele, siis ma tegin nagu selle asja teistmoodi, et esimene kord ma valisin need materjalid, mida siis luuletused ja proosatekstid, mis ma arvasin, et võiks siis neile seal meeldida, et mille järgi sisse võtavad. Teine kord ma juba mõtlesin, nüüd ma võtan need, mis mulle kuidagi endale tunduvad kallid. Mis sa teist korda katsetel teistmoodi tegid? Ma ei mäleta, et ma oleks midagi teistmoodi teinud, aga ja me oleme seda paari kursuse kaaslasega pärast arutanud ja veel seal vanematega ka, kes seal lõpetasid just enne meid seal see kursus, kus olid Ojasoo ja Kersti Heinlo ja nii, et kuna Tiit oli meie eriala õppejõud ka alguses natuke aega, siis me oleme paar korda sellest kuidagi rääkinud niimoodi, et teine kord oli mul oli mingi teadmine, et ma saan sisse. Mingisugune nagu ja ma ei tea siiamaani, mis asi see oli, kas see oli mingi lollakas enesekindlus või see oli nagu kuidagi, ütleme, et mul olid usuteaduskonnas teisel aastal, kui ma ei õppinud enam väga palju. Pidi spetsialiseeruma, aga ma sain aru, et mind ei huvita see nii sügavalt ja kõik nii edasi. Ega mul olid selles mõttes nagu need võlad, mul olid eksamid tegemata, ma ei oleks saanud, ma oleks pidanud seal kõvasti järgi tegema. Ja mul oli nagu uks selja taga kinni ka. Võib-olla see andis mingisuguse sellise, et taganemisteed ei olnud või. Võib-olla ma olin kuidagi küpsenud nende 2 aastaga, ma ei tea. Ma ei mäleta, et ma oleks midagi teadlikult teistmoodi teinud. Ma kontakteerusin paari su kursakaaslasega. Nii. Ja siis ma küsisin, et mis on esimesed asjad, mis meenuvad sinuga seoses. Kellega sa rääkisid? No vot, seda ma kohe ütlen, aga et esimene asi, mis meelde tuleb, siis ühel inimesel neist on, et sa juba katsetel olid rääkinud kõvasti anekdoote ja eriti eredalt on meelde jäänud üks blondiini anekdoot lennujaamas, kus ta üritas siis blondiin helistada oma emale. Vanaemale, jah. Vanaemale? Ja seda ei kõlba siin seltskonnas rääkida. Aga mis sa arvad, kellele sa sellega just meelde oled jäänud? Kuramus, kas Indrek? Ei. Ei või? See on suur anekdootide armastaja Saarmaalt pärit Leedri. Ja, aga kuidas sul kooliaeg muidu läks mängleva kergusega või ei? Ei. See oli minu jaoks väga keeruline. Teatrikool oli minu jaoks keeruline. See ei olnud üldse niimoodi, et oleks olnud kuidagi, ma olin jäin kuidagi väga sellisesse kohta, et ma ei, võtta sa tead ise väga hästi, eks ole, ju seal on see, alguses ikka see maailm võetakse sul nagu tükkideks. Ja siis, kui see maailm oli tükkideks, ma olin ikkagi väga heitlesin nende tükkide vahel, sellepärast, et ma nagu mõnikord tundus, et ma saan nagu millelegi pihta ja järgmisel hetkel oli see kõik kuidagi kadunud ja ma otsisin hästi pikalt ja ei saanud üldse ja see pidev nagu pendeldamine nende 2 asja vahel, see nagu võttis ka enesekindlust kuidagi, et ma kuskil 3. kursusel hakkasin saama nagu jalgu alla. Pärast 3. kursust tegelikult, et alguses oli jah ikkagi selline nagu keeruline. Aga kas midagi läks nagu hästi ka, et olid sa mingites ainetes tugev või mingites nagu eriti nõrk? No ma mäletan näiteks ühte esimest tantsutundi, kus siis Laine Mägi oli meie pedagoog, kus siis nagu me kõik, Laine andis meile mingisuguse ülesande, mida me siis pidime kuidagi seal nagu tegema, täitma, liikuma, ma ei tea, kas me olime langevad lehed seal või midagi me olime. Ja ma tegin ja minu meelest mul tuli nagu õudselt kihvtilt nagu välja. Minu meelest ma ikkagi olin nagu kuidagi nii edasi ja kui mu pilk Lainele nagu langes ja kui ma nägin, kuidas Laine
noh, ega Laine, ta on selles mõttes, et ta on ju tõeline daam ja proov, selles mõttes, et ega ta ei ole kunagi ei langeks sinna, et ta vaatab tudengit nagu noh, mida sa teed. Aga sellest kergelt kergitatud kulmudest ja sellest nagu kergelt ehmunud olekust sain ma aru, et okei, et no, kurat nii kihvt vist ka ikkagi ei ole. Ja siis oli, aga ma kuidagi ei lasknud sellest nagu häirida, et ma ikkagi tegin ja meil oli klassikaline ballett ka kõik seal stange ääres, me esmaspäeva hommikuti tegime neid asju, eks ole. Ja siis tuli esimene tantsueksam ja minu meelest ma olin ikkagi nagu jumala okei võrreldes seal nagu meie 6 kursuse puuobustega. Ja siis tuli esimese tantsueksami hinne ja see oli ikkagi 3-. Aga siis ma nagu, see oli tõesti, ei ole antud mulle looduse poolest mitte midagi sellest nagu, sellest asjast. Aga siis ma hakkasin vaikselt ronima niimoodi, et kui ma kooli lõpetasin, siis ma lõpetasin tantsualal ikkagi nagu parema hindega. Aga teoreetilised ained, sest ma olin usuteaduskonnas õppinud, need tulid mul mängleva kergusega. Ja ega üks su kursavend, Märt Avandi, esimese muljana ütles, et sul on nagu väga huvitav ja ainult sulle omane füüsiline liikumine. Ja Lee tõi veel eraldi välja, et kui ta nägi sind esimest korda balletitunnis ja siis öeldi, et nüüd peab kätega siis maad puudutama, et siis Lee oli ikka täiesti nagu vapustatud, kui kaugele su käed maast jäid. Ma arvan, et sinna jäi, No pikk mees ka, eks ole. Aga kas minul oli nagu lavaka ajal, ma vist nagu muidu liikumises ei olnud nii kehv, aga ma sain kuskil ka esimese aasta suhte alguses teada, et tegin oma etüüdi ära ja siis kursajuhendaja ütles Katariina Unt, et okei, et tee uuesti, aga proovi nagu normaalselt nüüd kõndida. Ja siis minul oli, kuidas ma siis kõnnin nagu, või ma ju kõnningi normaalselt. Ja siis tuli välja, et ma võin ega ma täpselt ei tea, aga väidetavalt ma siis kuidagi kõnnin niimoodi nagu natukene niimoodi bounce'ides või niimoodi, nagu pea hüppab. Ja mina terve elu olin elanud teadmisega, et mina kõnnin täiesti normaalselt, et ei ole nagu midagi erispärast. Et kas sa teadsid, et sul on nagu väga omanäoline siis füüsiline liikumine? No, eks ma seal lavakoolis sain aru sellest, jah, et varem ei teadnud ikkagi. Ei, vaata, ega ütleme, teatrikool paneb sind vaatama ennast ikkagi väga teise pilguga. Ja kui sa sellega ära ei harju, siis sul, ma arvan, et siis ega nendel inimestel ei ole tulevikku sellel nagu alal, et sa pead nagu midagi ei ole teha minu jaoks, ma ei tea, kuidas sinu jaoks on, ma loodan, et sul on kuidagi teistmoodi. Minu jaoks on ikkagi nii nagu Peeter Konovalov, Ugala muusikaline kujundaja selle kunagi sõnastas, ütles, et mis see meie elukutse on, et see on ju tegelikult pidev häbi oma andetuse ja küündimatuse pärast. Ja sa kogu aeg püüad ja teatrikool paneb sind nagu endast, ma arvasin, et ma olen ikkagi nagu suht okei nagu liikuja vend, eks ma olin nüüd natukene sportigi teinud, mitte liiga palju, aga ikkagi nagu olin ju ikkagi üht-teist teinud. Aga teatrikoolis ma sain aru jah, et tähendab, kui sul on, eks ole, kurat, kõrval on Rasmus Kaljujärv, siis on teisel pool Märt Avandi, eks ole, kes nagu teevad šikilt igasuguseid liigutusi. Ja siis oled sina seal, kurat, käed ei ulatu maha. Mis sa teed siis? Okei, nii 3. aasta lõpus leidsid ennast, 4. aasta sai ka läbi ja siis tagasi kodulinna Tartusse. Kas see meeldis sulle, et tagasi Tartusse või? Ma tegelikult tahtsin õudselt Tartusse minna, aga meil juhtus selline asi, et kui te mäletate, võib-olla mõned teie hulgast mäletavad, et oli olemas selline teater nagu Vanalinna stuudio kunagi. Ja Vanalinna stuudio oli tollel hetkel veel päris elujõuline teater, või tähendab, tundus, et ta on hästi elujõuline teater. Ja me pidime oma kursuselt minema 6 sinna teatrisse. Ja sellel päeval, kui me läksime lepinguid alla kirjutama, ma mäletan seda niimoodi, võib-olla see ei olnud nii dramaatiline, aga minu meelest sellel päeval, kui me läksime kokkuleppeid sõlmime sinna kõik 6, siis päev enne oli selle teatriga juhtunud selline asi, et see teater ühesõnaga oli kuulutatud välja pankrott, sest seal olid nagu majanduslikud probleemid ja see teater, nagu te teate, see teater pandigi kinni, eks ole, ja sellest kujunes välja NO-teater. Aga saatuse iroonia oli see on lihtsalt
see oli küll nii dramaatiline, täpselt nagu ma seda mäletan. Saatusiroonia oli see, et mul oli ka teine, ma ei tea, kui palju te teate, teatrikoolis on selline asi, et kui viimasel kursusel teatrid hakkavad inimestele pakkumisi tegema. Ja mul oli 2 pakkumist. Üks oli siis see Vanalinna stuudio, kuhu me pidime minema hästi suure seltskonnaga. Ja teine oli siis Nukuteater, praegune noorsooteater, eks ole, mille peanäitejuht oli seesama Andres Dvinjaninov, kes oli olnud minu õpetaja. Ja ma elasin Pärnu maanteel, nii et ma sain sinna Vanalinna stuudiosse jalutada ja see oli tõesti juhtus niimoodi, et sellel hetkel siis, kui ma hakkasin sinna Vanalinna stuudiosse seda lepingut alla kirjutama minema, helistasin ma Dvinjaninovile ja tänasin teda kutse eest ja ütlesin, et tead, et mul on Vanalinna stuudiost ka pakkumine ja ma kardan, et ma ei oska ka lastele mängida. Tal oli kahju, lõpetasime selle kõne ära, eks ole, ja siis pärast seda, kui tuli välja, et meiega ei sõlmita lepinguid, tundus kuidagi nadi helistada talle ja öelda, et tead sa, ma olen mõelnud, lapsed ainult neile paneks. Mis tähendab seda, et ma olin jäin nagu ula peale, me kõik jäime seal kuuekesi, et mis me siis nüüd edasi teeme. Ja siis Ingo Normet, kes oli meie kursuse juhendaja, ütles, et helistage. Võtke toru pihku ja helistage, kuhu te tahate minna. Pakkuge ennast. Ja siis ma hakkasin, minu esimene kõne oli Vanemuisesse, sellepärast, et ma tõesti tegelikult tahtsin Vanemuisesse minna. Ja mind võeti sinna õnneks ka vastu. Aga sinna läksid siis üksinda? Ei, tulid meie kursuselt veel, tähendab, sinna pidid juba minema Jaak Prints ja Liina Karmasina ja nemad läksid ka ja siis ma tulin nagu nii-öelda lisaks või nagu juurde neile, nii et 3 läksime. Ja kuidas seal siis tulema hakkas? Väga toredasti alguses, nagu ikka selles mõttes, et kui nagu enamasti on ju teatris niimoodi, et kui noored tulevad, siis nad saavad ikkagi üsna palju tööd ja meie ka. Me saime igasuguseid asju nii sisse õppida, kui igasuguseid oma rollikesi saime hakata seal tegema, et nagu läks kuidagi. Ma ei saa öelda, et ma oleksin, et midagi oleks kehvasti olnud. 2010 jõudsid sa oma esimese lavastajatööni. Ja. Et kust see soov või vajadus, et kas ei olnud piisavalt häid lavastajaid ja mõtlesid, et teed ise paremini või kus see tuli, et hakkaks hoopis lavastama? Seal oli 2 asja. Üks asi oli tõesti see, mis ma ütlesin, et alguses nagu me saime palju tööd ja ma sain, ma julgen öelda, et ma sain kõik need aastad Vanemuises nagu palju tööd. Aga ühel hetkel mulle tundus, et ma ei saa sellist näitlejatööd ja ma ei tea jälle, kui palju te teate, aga üldiselt näitleja on väga sõltuv elukutse. Sõltub lavastajast, sõltub sellest, mis materjale tehakse, sõltub, ma ei tea, peanäitejuhist, tema otsustest, eks ole. Ja ühel hetkel mulle hakkas tunduma, et nagu need rollid, mis mulle pakutakse või kus mind nähakse, kus lavastajad nagu tahavad mind kasutada, et need ei toitnud mu hinge kuidagi moodi. Mul oli ikkagi selline, et juba mitu hooaega järjest nagu ei ole midagi sellist mängida, mis nagu ja siis mulle tundus, et ma nagu tahaks natukene mingit suuremat vastutust ja siis ma nagu ootasin, aga seda nagu ei tulnud kuskilt. Ja siis ma olin noorem ka ja kuidagi võib-olla impulsiivsem ja natukene nagu sellisem kuidagi nagu mis asja. Ja siis ma ühel hetkel kuidagi otsustasin, et aga äkki see ei olegi minu tee, et äkki peaks loobuma. Ja lasin lahti, ütlesin, et Vanemuises ära, et ärge järgmine hooaeg minuga arvestage, et ma lähen teatrist minema. Ja mul oli ka plaan, sest käed ei pruugi mul maha ulatuda. Aga selle eest saab kõrgelt asju võtta. Selle eest ma saan kõrgelt asju võtta ja lisaks sellele ma noorena oskasin päris hästi lumelauaga sõita. Ja mul oli plaan, et mul oli üks firma, kes pakkus selliseid koolitusi Kanadas, et sa teed ära koolituse, lumelaua instruktori koolitusi ja saad kohe tööle ka. See on nagu issand jumal, see on nagu taeva kingitus minusugusele. Ja ma ütlesin teatris, et ärge minuga arvestage, et ma lähen ära ja ma mõtlesin, et vähemalt aasta ma proovin seda. Et ma niikuinii, millal ma veel seda proovin, eks ole. Aga siis hakkasid mingid asjad juhtuma, mingid imelikud asjad.
ja ma olen tagantjärele mõelnud, et võib-olla see loobumine või lahti laskmine tegi need asjad nagu võimalikuks. Siis hakkas juhtuma mingeid selliseid asju, et kõigepealt tuli tolleaegne peanäitaja, ütles, kuule, aga enne kui sa lähed, et kas äkki sa tahaksid ühe lavastuse teha, et sa oled rääkinud, et sa tahaks lavastada, et mul oleks sulle nagu pakkuda. Okei. Siis tuli järgmine, et kuule, et Saša Pepeljaev, aga Pepeljaeviga me olime teinud tööd koolis. Saša Pepeljaev tuleb lavastust tegema, ta tahaks just sind sinna lavastusse. Ja nii edasi. No. Ja siis need asjad nagu muudkui juhtusid ja ühel hetkel ma ütlesin, et okei, ma ei lähe kuskile, jään, olen siin. Ja siis ma tegin oma esimese lavastuse, mida oli hea julge teha, sellepärast, et see oli mu oma kursavend Ott Sepp, kellega me olime tollel ajal, Ott töötas Vanemuises. Ja see oli monolavastus Rumm ja viin ja siis me kahekesi pusisime seal Sadama teatris. Ja see, ma julgen öelda, et ta tuli ikkagi päris hästi välja. Me mängisime teda pikalt igal juhul. Niimoodi ta läks. Ühesõnaga, et ma ütlen, et see sündis tegelikult nagu ikkagi mitte igavusest, vaid mingist nagu tahtmisest natukene kuidagi rohkem teha. Aga no ütleme, jah, igavus oli alguses see põhjus. Aga selle materjali valisid ise või see anti sulle? Me seal heitlesime mitmete materjalide vahel, aga selles mõttes ma sain ikkagi öelda, et ma tahaks nagu seda teha, et see ei olnud nagu see, et teater ütles, et tuleb teha seda ja noh, see võimalus mul oli, jah. Sai edukas esietendus ära tehtud, kas siis oli kohe see, et maitse suus ja tahaks veel teha lavastajana? Kohe ei olnud. Sest me kõigepealt pidutsesime 3 päeva. Aga... Rumm ja viin ikkagi. Jah, nii oli. Aga ta tuli üsna ruttu, jah, sellepärast, et siis toimus ka seal Vanemuises mingisugune nagu vahetus. Urmas Lennuk tuli peanäitajajuhiks ja Lennuk tuli kohe selle jutuga, et tee veel. Ja siis ma tegin veel. Ja siis ma tegin nagu veel. Ja see hakkas nagu mind ennast huvitama. See hakkas mulle, ühesõnaga ma sain aru, et nagu äkki see ongi see, mida ma olen otsinud. Ja see hakkas mulle meeldima. Teie lennus oli 4 lavastajat, see on ju võrdlemisi palju. Kas sa kooliaeg ka proovisid midagi lavastada? Proovisin, aga see läks, see läks täiesti tuksi. See läks täitsa, see oli, noh, see jah, sellega mul on ikka trauma. Mis sa tegid siis? Meil oli Shakespeare'i semester, ma tegin Suve unenäost mingit katkendit. Ei. Sellest me ei räägi ühesõnaga. Ei ole midagi rääkida, lihtsalt läks tuksi. Idee oli meil tore, seda nagu lihtsalt ei osanud. Tollel hetkel ei osanud ja kohe nagu niimoodi ei osanud, et läkski nagu lihtsalt kehvasti ja polnud midagi teha ja kuna mis seal ikka siis selles mõttes, et nagu Ma ei tea, eks neid näitlejaid, kes on jõudnud lavastamiseni ja seejärel ka veel kunstiliseks juhiks saanud, on ju meil üksjagu, et kas see on nagu loomulik areng, et kui sa ikkagi lavastad ühe, lavastad teise, veel mitu tükki, et siis tekib see ambitsioon sinna kohta, et tahaks ka ikkagi kunstiliseks juhiks minna või? Ma ei oska öelda, sest see pakkumine tuli mulle üllatusena. Ma ei olnud sellepärast, et ma tegelikult olin tollel hetkel Vanemuises oma lavastustega ja selle nagu kuidagi sellega, kuidas me seal teatrit tegime, ütleme, et kui ma tegin lavastusi ja need lavastused, ütleme, et ma olin nagu sellega rahul. Aga see pakkumine tuli Karmeni telefonikõne näol suvel ja mingid väravad see pakkumine minu jaoks selles mõttes, et tegi lahti, et ma sain aru sellest, et ma ütlesin Karmenile telefonis, et ma mõtlen, et räägime õhtul uuesti. Aga ma mäletan seda momenti, et kui ma toru ära panin, siis ma sain aru, et mingi asi on täiesti teistmoodi. Et mingid väravad läksid nagu põmm lahti ja ma sain aru, et oota. Et nüüd sinna, et võib-olla sinna nagu tagasiminek ei oleks enam hea mõte. Mingi selline
mingi selline asi tabas mind, jah. Üldiselt vist on ju nii, et tehakse konkurss, kui otsitakse kunstilist juhti, aga sind kutsuti, ei kutsuti osalema konkursil. No, selles mõttes, et ega see on teatrite põhikirjas ju alati kirjas, et tuleb korraldada konkurss. Tihtipeale, ütleme, et kui trupil või direktoril või kellegi on mingeid soove, siis ütleme, et sa saad kutsuda inimese konkursile, et tule osale konkursil. See ei pruugi sulle midagi garanteerida, aga et nii oli, jah. Ma küsisin su kahelt kursakaaslaselt, Leelt ja Märdilt siis, sellise küsimuse, et kui me läheme nüüd tagasi lavaka lõpetamispäeva ja siis ma saaksin tulla nagu nende kõrvale ja öelda, et Tanelis saab 15 aasta pärast Ugala kunstiline juht ja siis veel 21 aasta pärast sellest hetkest Vanemuise draamajuht, et kas see tunduks neile asjade loogiline käik või pigem üllatav? Mis arvad, mis nad vastasid? Ma arvan, et nad vastasid, et see oleks olnud pigem üllatav. Jah, sa tagasihoidlik. Märt ütles, et ta poleks elu sees seda arvanud. Et ta küll ei kahelnud sinu võimekuses ja enesekindluses ja visaduses ja töökuses, aga et see võib-olla on nagu et sa võib-olla kõige suurem üllatusmees üldse oma kursusel selles osas. Ja ka Lee arvas, et pigem ikkagi ainult näitleja, aga ta mõtles, et kuna sa oled siuke pikka kasvu ja siis sa näed kõrgelt asju, et siis sa äkki mõistad paremini. Et sa ise siis ei oleks kaodanud kooli lõpus, et sa kunagi... Ei, ma ei olnud tollel hetkel kindlasti selles kohas ja et mul oli, ma ütlen, see kooliaeg oli minu jaoks see õppimine, ma ütlen, et ma hakkasin kuskil kooli lõpus nagu tajuma umbes, et mida või kuidas nagu peaks tegema. Ja ma kindlasti ei lõpetanud kooli, teatrikooli, oma kursuse nagu plakatipoisina või nagu, et kelle puhul on nagu see, et nagu issand, ta on nii äge ja andekas ja ta satub kohe seriaali, filmi ja nope. Ma panin ikkagi aastaid, mängisin karu, kukke ja kitseema. Need lastetükid, mida sulle meeldib teha. Ja. Nii oli, jah. Ei, see oli üllatus, jah, selles mõttes, et ma ei oleks kindlasti kooli lõpus arvanud, et see võib niimoodi minna. Ma ütlen, ma olin kooli lõpus väga õnnelik, et ma sain kuskile tööle. Tollel ajal see vabakutselise staatus ei olnud ka midagi sellist, mis oleks olnud kuidagi väga ihaldusväärne. Praegu on see hoopis teine teema. Praegu vabakutselisi näitlejaid, praegu neid võimalusi teatrit teha on nii palju. Vabatruppe igasuguseid, aga tollel ajal, see ei olnud üldse, see pilt ei olnud nii mitmekesine, see alles hakkas tekkima see vabakutseliste, mis see on siis, skeene, eks ole. Ja tollel ajal vabakutseliseks jääda, mul oli suur hirm. Ja ma olin õnnelik, et ma sain tööle ja et ma sain mingid rollid. Ja nii oligi. Ma olin täiesti rahul sellega, ma ütlesin, et nüüd nii võikski olla. See, et hakkas igav, see tuli hiljem. Nii, 2019 said siis Ugala kunstiliseks juhiks. Kuidas siis see amet passis? Ma sain 2019 Ugala kunstiliseks juhiks ja 2020 kevadel tuli koroona. Mis tähendab seda, et eks minu ametiaeg suuresti seal teatris oli ju üks kriisi juhtimine selles mõttes, et üks selline ühe suure kriisiga tegelemine. Ja hästi palju auru läks selle peale, et kuidas, nagu koroona ajal oli ikka, et kui keegi jäi haigeks, eks ole, kuidas asendada, millega asendada, ütleme, et selline nagu logistiline pool on mul pärast seda väga tugev. Ja sellega oli seotud, selles mõttes, et niikuinii on see amet on stressirohkem. Seal on erinevad asjad. Aga see koroona lisas sellele juurde, aga midagi on selles ametis, mis mind toidab. Mis annab mulle mingisugust sellist vaimutoitu või hingetoitu selles mõttes, et mingi koha pealt on see ka väga sümpaatne amet selles mõttes, et sa ju päevast päeva tegeled sellega,
et sa saad lugeda näidendeid ja mõelda, kuidas me koos mängima hakkame, mida me koos mängima hakkame, kas need lood, millised need lood saavad olema ja mida me saame inimestele rääkida, mida me saame inimestele anda, nagu millest me peaksime rääkima, mis teemadest, nii edasi, et mingi osa sellest on nagu kohutavalt loov. Loomulikult selle juures on nagu hästi palju pisiasju, mis võib-olla ei ole alati nii meeldivad. Aga mingi osa sellest on väga põnev, on mingisugune selline ikkagi loominguliselt toitev osa. Aga millised lood sulle meeldivad? Sellised, kus ma tunnen sügavat puudutust. Nad võivad olla ükskõik millised. Ma mõtlen nagu vormi poolest, aga seal peab olema nagu mingisugune üks asi. Ja ega ma ei ole selles mõttes, ega ma ei, siiamaani ma ju valin lavastajana ka ju materjale. Seal peab olema ikkagi see mingisugune üks asi, mis mind puudutab. Ma nagu, kuidas ma ütlen, mina kuulsin seda vist väidetavalt oli Jaan Tooming öelnud, et ega teater ei ole intellektuaalne kunst, teater on emotsionaalne kunst. Ja ma kõige rohkem, ma näiteks luudest, ma ootangi nagu emotsionaalselt ikkagi väga sügavat puudutust. Intellektuaalne osa võib seal juures olla, ei pruugi. Aga ma ikkagi tahan mingisugust nagu, seda, et ma tunnen, et mind on liigutatud või naerma aetud või sügavalt kurvastatud või nagu, et ma olen sunnitud nagu kuidagi ahastades mõtlema, et kuidas see maailm küll nii ebaõiglane on, aga ma tahan seda puudutust ja jah. Seda ma otsin lugudest, see mulle meeldib, see on vajalik minu meelest. Näitlejatelt alati küsitakse, et mis on unistuste roll. Ma praegu sind lahterdan rohkem lavastajaks, andeks, aga et kas sul on mõni materjal, mida sa tahaksid kindlasti veel teha, et ootab õiget aega või on see juba tehtud? Ei ole tehtud. Üks on, aga iga kord, kui ma tahan hakata seda tegema, siis keegi teine jõuab ette. Aga ühel päeval ma teen seda kindlasti ühel päeval, lihtsalt ju siis ei ole siiamaani olnud õige hetk. Seda sa siin meile öelda ei taha igaks juhuks, et... Ma hoiaks saladust jah, selles mõttes, et asjadest läheb vägi välja siis, kui nad nagu välja öelda ja siis ma kardan, et kui ma selle nüüd ära ütlen, siis see juhtub kuidagi niimoodi, et nagu õhupalju jookseb tühjaks lihtsalt. Aga seda praegu ka mängitakse kuskil Eestis või? Ei, praegu, aga kohe varsti hakatakse tegema. No siis peame veel ootama. Aga millised lavastused on need, mille üle sa ise oled äkki, ma ei tea, kõige õnnelikum või mis on sinu enda arvates kõige paremini õnnestunud sul? Ma aimasin, kuna minu käest on seda küsimust varem küsitud, siis ma aimasin, et see küsimus tuleb. Ja ma mitu korda on seda küsitud ja ma olen mitu korda, see on ikkagi nagu midagi ei ole teha, ma ei ole neid lavastusi nii palju teinud oma elu jooksul, mul on ju mingisugune, ma ei tea, 15 tükki võib-olla umbes. See on ikkagi natukene nagu see, et kuidas sa ütled, et mul see kolmas poeg on ikkagi lemmik. Ülejäänud on ka toredad lapsed, aga see kolmas poeg, see on mingid lavastused tõesti, kus kuidas ma ütlen, kui ma tunnen, et me trupiga me puudutasime, me läksime kuskile, kus me varem ei ole käinud või et me puudutasime mingit kohta, mida minu sees ei ole nagu, mida ma ei ole ise varem puudutanud. Aga ütleme niimoodi, et ma ei tea, ütleme, Ugalas praegu mängitakse sellist minu lavastust nagu Meie klass, mis ootas minul, see on selles mõttes hästi keeruline näidend, sest seal on 10 näitlejad, kes on kogu aeg laval. Aga
ma ei tea, kui palju te teate sellest, kuidas Riigiteatris proove tehakse, aga üldiselt on niimoodi, et et sul on trupp 10 inimest, siis su proovigraafik näeb välja niimoodi, et täna saad sa proovi teha nende inimestega, sellepärast, et nendel kahel on täna hommikul lasteetendus. Ja siis homme saad sa teha nende teiste inimestega, sellepärast need 2 sõidavad välja sõitu Võrru. Aga seal on 10 inimest korraga laval. Ja mul ei olnud võimalust teha seda nagu muul ajal, kui nagu see näidend ootas mul laua peal, kuni tekkis võimalus, et ma saan seda teha niimoodi, et me teeme juunis proove ja augustis proove ja septembris on esietendus. Ja neil ei ole etendusi samal ajal. Ja siis me saime niimoodi teha proove. Ossa kurat, kui lahe oli. Aga seda meie klassi ei oleks mitte, jumala eest ei oleks seda lavastust sündinud, kui ei oleks olnud neid eelmisi lavastusi, mis olid nagu teatud mõttes tee sinna. Nii et ma ei saa öelda, et nüüd see oli klass, et see on nüüd tohutu nagu mul lemmik ja siis need ülejäänud on sellised ka suht nagu head lavastused. See on ikkagi tee, see on mingisugune nagu protsess. Tore, sa ütlesid, et hästi tore oli teha seda meie klassi, et see oli tore sul või näitlejatel ka või? See on hästi raske näidend. See räägib siis ühest ajaloolisest sündmusest, mis toimus Poolas 1941. aastal, kui siis Natsi-Saksamaa vallutas Poola. Ja siis seal oli üks selline väike linn nagu Jedwabne ja seal toimus pogrom, juudi pogrom. Selles Jedwabnes oli umbes 3000 elanikku, see on siis nagu umbes nagu, mis asi, Tõrva või Abjapaluoja või midagi sellist, eks ole. Umbes selline linn, te kujutate ette, eks ole, selline väike linn, kus ütleme, võib-olla kõik inimesed ei tunne kõiki, aga enamus inimesi teab, kes on teine inimene. Selles mõttes, et ta teab, et see on Möldri Jüri või see on, eks ole, kaupmehe Jakub. Seal elas ajalooliselt päriselt elas seal 3000 inimest, umbes pooled olid poolakad, umbes pooled olid juudid. Ja kui see 41. aasta pogrom toimus, siis need, kes umbes pooled ajasid selle teise poole, kes olid juudid, siis ühte küüni, mis oli seal selle linna ääre peal, põletasid seal peaaegu kõik selle linna juudid ära. Ja sellest on näidend kirjutatud. Ja see oli väga raske näidend, õudne. Esimene proov, ma olin valmis selleks, tavaliselt kui on raskete teemadega tegemist, sa tead ise, musta huumorit tuleb nendes proovides alati ju paksult. Ja ma olin valmis selleks, et tuleb musta huumorit, aga ma ei olnud valmis selleks, et me loeme selle tüki ära, ma räägin, mis me oleme ja näitlejad on täiesti vait ja lahkuvad. Õnneks nad tulid järgmisel hommikul tagasi. Veel lugesime, veel seletasime, ikka nad olid suhteliselt vaiksed ja läksid minema. Kuni siis 3. päeval me hakkasime nagu rääkima sellest ja nii edasi, ühesõnaga siis läks kõik nagu normaalsusesse. Selles mõttes oli see oli meile kõigile raske protsess. Aga ma tahaks loota, et nad olid õnnelikud selle protsessi nagu vähemalt lõpus. Ma isegi vist tean, et nad on õnnelikud selle protsessi lõpus. Sest ega see ei räägi ju mõrvast, see räägib ju hoopis millestki muust. See räägib ju sellest, et inimene või kuidas ekstreemsetes oludes säilitada inimese nägu. Sest ma arvan, et nagu nendes oludes on kõigil väga keeruline seda inimese nägu säilitada. Neil oli ka. Meie ei ole koostööd teinud, ma ei ole ühegi sinu lavastuses mänginud, aga ma olen kuulnud. Et üldiselt on nii, et on lavastajad, keda näitlejad armastavad ja siis need, keda ei armastata. Mulle tundub, et näitlejad sind armastavad, et mis sugu selles lavastajatöös on sellist või? Mõtled sa selle peale, et oleks näitlejatel ka kindlasti tore või? Ei, ma niimoodi ei oska vist mõtelda, et neil oleks tore, ma üritan... Selles mõttes ma ei poe neile. Ma ei poe neile, aga ma üritan nende peale selles mõttes mõelda, et ma olen ise sattunud mängima lavastajate käe all, kes on väga head lavastajad, isegi nagu suurepärased lavastajad. Aga ma näitlejana tajun, et ma olen nagu, kuidas ma ütlen, nukk või marionett, et ta teeb igast asju, aga ütleme, et minul endal ei ole võib-olla selle lavastusega siis lõpuks nagu väga suurt sidet. Ja see, ma üritan, ma ei oska öelda, kui palju see mul välja tuleb. Aga ma üritan ikkagi alati proovida teha niimoodi, et kõik, kes on trupis,
et see oleks meie lugu, mida me räägime, mitte minu lugu, mida ma räägin läbi nende, eks ole. Aga see on selline, mõnikord see tuleb välja, mõnikord see ei tule välja, see on juba selline nagu mina ei tea. Koroona ajal Ugalas kindlasti oli palju ootamatusi, et said sa palju neid püstolrolle ka teha. Tegin, jaa. Oi, see oli, mõne korra sattusin ikka oma lavastustes tegema, aga ükskord näiteks mängisin ka tükis, mida ma olin ainult ühe korra näinud 2 aastat tagasi. Pidin asendama kedagi ja siis õppisin teksti pähe ja muudkui asendasin. Oih jumalissand, neid oli palju. Ja jäigi kõik niimoodi ühe päevaga tekst pähe ja sai hakkama või? Sa tead ju ise, see on ju selle mõttes, et nagu kui sa ütled selle, et ma teen selle püstoli, siis sa satud mingisugusesse erilisse nagu zone'i. Sa oled võimeline ajama teksti pähe ühe ööga või nagu... Ja mina ei ole. Sa ei ole pidanud tegema? Ei, ma olen ühe korra teinud, aga mul oli nädal aega ja ma sain 2 proovi ka. Et mina niimoodi ei suudaks pähe õppida. Eks ma muidugi eksisin ja eks me midagi saime läbi ka teha ja nii edasi, aga ütleme, et sa nagu kuidagi satud mingisse sellisesse fookusesse ühel hetkel, et nagu ma olen võimeline, ma teen ära selle, mul on tekst, ma isegi tean enam-vähem, ma ei tea, kuidas see kõrvalt paistab, aga mulle endal oli tunne, et nagu ma olen nii kohal. Ma olen ja ma täiesti, see tuleb mul nii hästi välja. Partnerid pärast ütlesid, et nagu viisakalt ütlesid, et kõik oli suht okei. Mida ta ilmselt oligi. Aga endale mulle tundus, et nagu... Ei, seda küll jah, et see fookus on väga paigas. Aga kui sa oma lavastuses, mida sa ise lavastanud teed püstolit, et kas siis sa olid ju, eks ole, kui sa loed, eks ole, et sul tekkis mingi ettekujutus, näitleja teeb ühtemoodi, et kas sa siis ikkagi proovisid teha nii, nagu sa olid pannud näitleja selles lavastus mängima või tegid ikkagi õigema rolli lahenduse? Ma tegin ikkagi väga seda, mida, ma ei saa ju, nad olid selle aja peal juba hästi kokku mänginud, et kui ma oleks seal hakanud mingit asja ajama, siis ma tegin ikka seda, mida näitleja oli teinud, et mitte partner, ühesõnaga katsusin lihtsalt olla hea partner nagu ülejäänutele, ma väga seal ei hakanud leiutama midagi. Hästi, aga sai see Ugala aeg läbi ja siis, kas siis oli ka mõte jälle minna kuskile Kanadasse midagi muud tegema või siis oli ikkagi, et teeme Eestisse ja oleme vabakutselised? Ei, siis oli ikkagi mul selles mõttes, et see minek sinna ju oli ka seotud sellega, et ma sain perelisa ja ütleme, et see nagu 2 linna vahe teegeldamine muutus võimatuks, et see oli ikkagi väga konkreetselt oli see seotud sellega, et mul on nüüd vaja Tartus olla rohkem ja nii ta läks. Ei, mul ei olnud mingit sellist plaani, et ma läheks kuskile ära või teeks midagi muud või nii edasi, et ma ütlen, et mul oli nagu mingi naiivne lootus, et äkki sellest kujuneb mingisugune nagu vaheaasta või mingisugune selline aasta, kus ma saan nagu kuidagi ahmida mingeid uusi asju endale sisse, aga kõik läks kuidagi täpselt samamoodi edasi. Aga Vanemuisesse siis näitlejana tagasi kutsuti, tahtsid minna või oli see, et kutsuti nüüd draamajuhiks või kuidas see välja kujunes? Me põgusalt rääkisime sellest, aga kuna nagu ütlesid, et neil ei ole praegu, et neil on kõik plaanid on tehtud, et nad ei näe praegu seda võimalust, et neile tuleks nagu uus näitleja või lavastaja sinna, siis nagu siis läks nii ja siis natukese aja pärast juba kutsuti taaskord konkursil osalema. Nii et läks nii. Läks nii. Seal vaheaastal siis eelmisel suvel tuli Saadjärve ääres välja sul lavastus Üksildane lääs, mis siis oli natuke vähem kui pool aastat varem tulnud siin Kuressaares ka välja. Sest huvi pärast, et võib-olla käega märku anda, kes on näinud? No ütleme, suurem osa on näinud. Seda meie oma Kuressaares. Aha, väga hea. Aga kes on Saadjärve oma näinud? Suvel on veel võimalus, eks? Suvel on võimalus, jah. Et mängitakse 2 aastat veel. Sa lavastasid seda tükki tegelikult 2 korda. Nimelt, mis nüüd 2012-13 oli esimene? Kuskil, jah, äkki pigem 13. Kuskil seal oli, jah. Et kuidas see nii läksis, et sa tegid ühte materjali juba 2 korda? Väga lihtsalt. Selles mõttes, et see mõte sündis üldse sellest, et Ott ja Märt, minu kursusekaaslased, võtsid minuga ühendust, ütlesid, et kuule,
nagu neile omase huumorimeelega ütlesid, kuule, sa oled töötu. Ühesõnaga, neil oli selline asi, et Ott ja Märten on teinud telet ja filmi ja kõiki asju koos, aga nad ei ole teatris tegelikult väga palju koos mänginud, praktiliselt üldse ei ole koos mänginud. Ja nad tahtsid, et kas me leiaks äkki mingi kolmekesi mingi materjali, mida nad saaksid mängida ja siis me hakkasime otsima materjale. Kolmas oli siis Indrek Ojari? Ei, mida tähendab... Teie kolmekesi? Alguses me otsisime üldse mingit 2 mehe materjali, mida nemad 2 saaksid mängida. Vaatasime ühele poole, vaatasime teisele poole, lugesime päris palju näidendeid läbi, ei leidnud seda, mis meid oleks kõiki erutanud. Ja siis leidsime, et meil ei ole mõtet teha asja, mis meid ei eruta. Aga siis tuli kuidagi nagu Indrek lisandus sinna ka, ütles, et kurat, et see oleks päris tore ja ikkagi nagu niimoodi. Ja siis ma hakkasin juba oot. Ja Märt tuli ka nagu midagi seal, et ühesõnaga, et kuule, et loe seda Martin McDonaghi Üksildast läänt, et see on nagu õudselt hea tekst. Ma ütlesin, ma tean, et see on õudselt hea tekst, ma olen 10 aastat tagasi lavastanud seda. Mille peale kõik tegid nagu ohoo, kas tõesti, sest ega väga palju sama kursusekaaslase töid ju, ühesõnaga see oli neil meelest ära läinud. Ja siis oli niimoodi, et siis nad ütlesid, et kuule, aga meile õudselt see meeldib. Neile 3 see õudselt meeldis, et kas sa leiad siit mingisuguse asja, et sa oleksid nõus seda uuesti tegema. Ja siis ma enda meelest nagu leidsin. Ütlesin, et okei, et tegelikult me võiksime seda proovida küll, et mul on tunne, et siin on tegelikult midagi enamat peidus kui see, mis me tookord tegime. Ja mul oli õigus selles mõttes, et oligi midagi enamat peidus. Me tegime täitsa teistsuguse lavastuse, mis oli ka loogiline, sest olid täiesti teistsugused näitlejad. Maris Nõlvak lisandus ka meile truppi ja siis oligi niimoodi, et 2 mehe tükist, mida me tahtsime alguses teha, sai hoopis 4 inimese lavastus. Ma tegin seda teist korda ja me teadsime, et te teete enne ja me leppisime kohe alguses kokku, et me ei lase üldse häirida ennast sellest. Nii oli lihtsalt. Aga mis oli siis see uus asi, mis sa leidsid sealt? Me oleme selle materjaliga kõik siin väga hästi tuttavad. Ma ei olnud vist oma esimeses lavastuses kuidagi rahul sellega tookord, mis toimus nagu siis isa Welchiga. Mul oli tunne, et ma kuidagi moodi ei saanud nagu mingile õigele asjale pihta, et kui ma räägin vendade omavahelisest liinist selles näidendis, et mul on tunne, et selles esimeses lavastuses me tabasime seda küllalt nagu kenasti, aga mul oli tunne, et isa Welch tookord, kõik need ülesanded, mis ma näitlejale andsin, et ta oli kuidagi nagu selline, et mul tekkis mingisugune teine pilt sellest tegelasest ja mulle tundus, et Indrek nagu suudaks seda kuidagi väga hästi seda ja see vastas ka tõele selles mõttes, et see nagu, see oli üks asi ja teine asi oli vist see, ma ei oska seda vist kuidagi sõnadesse panna, see oli mingisugune nagu üleüldine abstraktne tunne sellest loost, mingisugune nagu asi, et kui sa oled, et kui sul on mingisugune raske süü on hinge peal, et kas ja kuidas on siis võimalik ikkagi nagu see andeks saada või mingisugune nagu mingi lunastuse teema, mis sinna näidendisse on ju tegelikult ikkagi nagu sisse kirjutatud. Aga see nüüd 10 aastat hiljem helises kuidagi teistmoodi minu jaoks, sest ma mäletan, et sellest ma kuidagi nagu püüdsin minna või nagu püüdsin kinni hoida, püüdsin seda trupile seletada. No kui me näitlejad hakkame, eks ole, uut tükki tegema, siis loed ühe korra, võib-olla 2 korda enne materjali läbi ja siis on esimene lugemine kõik koos, et ega me nagu enne ülemäära palju selleks ju tavaliselt ei valmistu, pole ka aega selle jaoks. Sul oli varem see ühe korra lavastatud, kas siis oli sul ka nagu selles mõttes lihtsam, et esimeses proovis näeme või sa just vastupidi pidid nagu otsima mingid... Vastupidi, oli raskem sellepärast, et ma nagu teadlikult üritasin vältida seda, et ma läheks sinna proovidesse, et ma tulen, vana rasva, ma tean seda tükki enam-vähem. Mul on veel see asi ka, et kuna mul on kuulmismälu, siis mul on tekstid päris hästi peas. Mul oli selle Üksildase läänega, mul
mul oli tekst peas tegelikult algusest, ma olin seda eelmist nii palju näinud, kuigi sellest oli 10 aastat möödas, aga vähemalt ma teadsin enam-vähem nagu, mis seal on, eks ole. Aga ma püüdsin vastupidi, ma püüdsin minna niimoodi, et ma ei läheks vana rasva pealt. Et ma ei läheks selle teadmise pealt, et ma tunnen seda tükki, mis siin on, siis teeme ära. Noh, see oleks olnud võib-olla poiste altvedamine selles mõttes, et nemad tulid ju esimest korda sinna. Poiste ja Marise siis. Meil oli nädalavahetusel Vanemuises etendus ja nägin Ain Mäeotsa. Nii. Küsisin ta käest, et kas tema on elus midagi 2 korda lavastanud. Juhuslikult jällegi McDonagh, kes on siis Üksildase lääne kirjutanud. See on tegelikult triloogia. Selle esimene osa on see Mägede ilutuskuninganna, eks, või teine osa. No ühesõnaga sinna triloogiasse kuulub ka Mägede ilutuskuninganna, mida siis tema on lavastanud ka 2 korda. Ja lisaks on ta lavastanud veel mingit asja. Ja ma küsisin, et kas plaanid veel teada, ütles ei. Et see on ikka nagu raske. Kuidas sul tulevad teise ringiga musketerid ja Roosi nimi ja meie klass? Ma ei oska, vaata see nüüd sõltub, sest ma ütlen, et see sai seekord võimalikuks tänu sellele, et ma tundsin, et mul eelmine kord, ma ei tabanud päris sinna, kuhu ma oleksin võib-olla tahtnud, see oli mul ka 3. lavastus, ma vist ei osanud või kuidagi ja ütleme 10 aastaga, eks ma olen natukene nagu, ma tahaks vähemalt loota, et ma olen ikkagi arenenud ka, kuidagi moodi küpsemaks saanud. Et võib-olla on mingi asi, mida ma tollel hetkel mingi 33-aastasena ei tajunud üldse nii täpselt, kui ma nüüd 44-aastasena tajusin. Lihtsalt mingi elutarkus on juurde tulnud, mingisugune teistmoodi taju. Ma arvan, et äkki selles võis ka asi olla. Ma ei välistaks midagi, ma ei ütle, et ma nüüd ei tee rohkemat midagi, aga ma ütlen, et selle eelduseks peab olema see, et ma tunnen, et ma esimene kord ei tabanud märki päris lõpuni. Nii, aga nüüd jõuame siis tänasesse päeva. Nii. Et taas näitlejana, palju sul on aega viimasest lavastuses näitlemisest? Millal tuli välja lavastus Arst Ugalas? See oli mul viimane roll. See oli mingi 2021, 2 äkki, jah. See oli koroona oli veel üsna jõuliselt oli esindav. Võib-olla oli see 23, äkki see oli 23 aasta kevad. 3 enam ei olnud koroonat. 2 lõppes ära minu arust. Et siis oli viimati. Ja lavastus Arst ma mängisin, jah. Et ma Ugalas ikkagi paar uut rolli tegin selle jooksul ja Arst oli viimane, jah. No siis on umbes 2 aastat. Et hirmus ka või? Muidugi. Kohutavalt hirmus. Mul on ju, partner on väga hea näitleja ja lisaks sellele nagu mängib kogu aeg. Ma pean väga palju pingutama, et olla selles kohas, kus tema on nagu loomulikult. Ega selle mängimisega on ju samamoodi, et kui sa ei ole seda tükk aega teinud, ega see ei ole nii lihtne, et kukud näitlema kohe. See on ikka, jah, ma pean pingutama. Ma mõtlengi, et mul vist on ühe korra olnud nii, et suvi oli vaba või et oli 3 kuud pausi ja siis läksid esimest korda lavale, kuidas see kõndimine nüüd käis, eks ole. Sul oli selle kõndimisega kooli ajal juba probleem. See on see minu taak, jah. Aga praegu lähevad proovid kenasti, kas saab nalja ka? Ma ei julge lubada. Aga kas teil proovid on naljaga? Tihti peale, kui proovis on, siis... Ei, meil on väga loominguline, väga tore ja meil on ka hetki, kus meil on naljakas, jah. Ma ei taha, nagu ma ütlen, see kõik on nagu, ma pelgan sellistest asjadest rääkimist nagu enne. See on selline, ma ütlen, et kui asjadest nagu rääkides, siis nagu vägi läheb välja ja siis on selline nagu, siis pole miskit enam teha, nii et ega see risk käib meie eluga alati kaasas. Meie teeme, teie tulete vaatama ja siis selgub, mis see kõik väärt oli. Mõnikord juhtub, et polnud midagi. Saame esmaspäeval kokku ja võtame uue. Et ega see on selle kunsti ja ma pean seda ikkagi
kunstiks seda teatrikunsti. Et see on selle kunsti nagu kõige lahedam asi ja ka kõige keerulisem ja kõige valusam asi võib-olla sellepärast, et aga tegelikult me võime 100 asja mõelda, aga publikuga koos, see tekib alles publikuga koos, siin ei ole mitte midagi parata. Ja nii on, nii et ma ei julge praegu sellest rohkem rääkida. Komöödia puhul on see, eks ole, et võrdlemisi lihtne aru saada, kas on õnnestumine või mitte. Et kui naeravad, siis õnnestus, eks ole. Kumba sulle muidu rohkem meeldib lavastada? Tragöödiaid või ikka tragöödiaid. Ja kui oleks veel võimalikult palju verd ja surmasid, et ma olen praegu et 1500 juures on see surmade arv, et proovime üle teha. Ma olen, kui tõsiselt rääkida, siis ma olen lavastanud ka komöödiaid ja mulle tegelikult hea komöödia, mulle õudselt meeldib, mulle nii õudselt meeldib, kui mind naerma tahetakse. Ja mind on nagu isegi üsna kerge naerma ajada, sellepärast, et mulle lihtsalt meeldib. Aga miskipärast ma olen tundnud, kuidas ma ütlen, mind kuidagi moodi huvitavad lavastajana need inimhinge, et kui te olete selle üksildase lääne materjaliga tuttavad, eks ole, mind huvitab see, kuidas see inimene jõuab sinna, et ta lõikab oma venna koeral kõrvad ära ja hoiab neid paberist koti sees 2 aastat või kaua need olid seal, eks ole. Et mind huvitab see, et kuidas inimene, kuidas ta jõuab oma elus sellisesse kohta, et ta on võimeline midagi sellist tegema või ütleme see, mis asi see on siis, see on ikkagi selline, ilmselt on see meis kõigis mingil määr, ma ei ütle jumala eest, ma ei arva, et te olete koeri kuidagi, aga mingid alged ma kujutan ette, et on meie meil on kõigil mingid asjad, mille üle me ei ole uhked võib-olla või mida me tahame, et meil hinges ei oleks, aga nad ikkagi on. Ja siis see on huvitav mingite teatritegelaste puhul, kuidas need pimedad kohad on nagu kuidagi võimule pääsenud ja siis mida siis tehakse. Aga kõige selle juures, kuidas ma ütlen, mulle meeldib, et sa küsisid enne, mida ma otsin lugudest. Ma otsin seda, mida ma enne ütlesin, ma otsin nagu sellist tugevat emotsionaalset puudutust, aga ma otsin veel ühte asja. Sest ma ei kannata ükskõik millises kunstis. Ma räägin ka maalikunstist või kirjandusest või jumala eest muusikast. Mulle ei meeldi, kui mulle räägitakse mingi lugu, ütleme, et asjad on kehvasti, asjad on halvasti, asjad on nagu ikkagi tegelikult on päris pahasti. Ja kui seal tüki lõpus või kunstiteoses või muusikapala lõpuks tuleb välja, ja tead, ega nad kurat paremaks ei lähe ka. Et üldiselt on kõik üsna halb ja tead, ega lootust ei ole ja siis ma mõtlen nagu alati, et nagu mille kuradi pärast, mille pärast, miks see asi on maailma loodud? Selleks, et siis mida? Öelda, et nagu elu on üks hädaorg ja ära surema pead kord ja siis mullaks saama, ma tean seda. Ja niipea, kui ma pean alati nagu selle kunstiteose lõpus, ma pean saama aru, et homne päev võib olla parem kui tänane päev. Ja kui ma nagu seda ei saa, siis see on minu jaoks nagu selline nagu, mida kuradit, mis tähendab seda, et ma alati nendes süngetes asjades kipun otsima seda, et kuidas see asi võiks nagu, kuidas võiks lunastus saabuda, kuidas võiks asi parenduda, kas on mingi lootus. See on mingisugune asi, mis on minu jaoks on oluline. Kivid sinu taskus on selline lugu? Minu meelest on, jah. Minu meelest on. Seda on lavastatud Eestis vähemalt korra enne Linnateatris. Oma kursavend Indrek Ojari mängis seal ja tema partner oli Argo Aadli. Oled näinud ka seda? Ei ole. Õnneks ei ole. Mina nägin seda, ma arvan, mingi lõpuotsa etendust ja seal oli selline asi, et see on, vahel on kohe laval nii lõbus, et näitlejad hakkavad ise ka naerma. Ja ma täitsa mäletan, kuidas nad nagu mõlemad keerasid selja ja lihtsalt nägid, kuidas need õlad rappuvad. Kas sul on olnud midagi sarnast laval, et teine näitleja jääb nii naerma, et ei saa, pööran selja või? Küll, jah? Küll. Ma ei ole kunagi õnneks pidanud lavalt lahkuma, aga seda
Vanemuise teatris Vanemuises eriti armastatakse seda minu arust. Mulle tundub küll. Mul on olnud ikkagi suur õnn ka nagu mängida koos väga ikkagi kui ma teatrikoolist tulin, ma ikkagi väga palju õppisin mingite näitlejate käest seal Vanemuises, kes seal siiamaani mõned nendest on ja mul on olnud hästi häid partnereid ja midagi ei ole teha selles mõttes, et ma olen lihtsalt vaadanud partnerit ja lihtsalt naernud, hoidnud, keeranud selga, närinud huuli, kuni ma sain mingi nipi, keegi õpetas mulle selle nipi, et kui sul laval naer peale tuleb, et siis luba endal naerda, lihtsalt see kohe läheb üle. Et ma olen naer, jah, ma olen küll, olen teinud ainult pupp ja pole siit midagi rohkemat tulnud. Aga kes kõige suurem naermaja on? No Aivar Tommingas, seda inimest ei ole võimalik vaadata laval, kui tal on, ütleme selline, ta on nii tundlik ja kohutavalt hea näitleja ja kui tal on parajasti selline mingi koomilise alatooniga kas või osa, siis ta ikkagi on suutnud mind niimoodi naerma ajada laval. Ma olen temaga hästi palju ka muidugi koos mänginud mingites lavastustes, nii et jah. On sul mõni konkreetne näide ka, kuidas on juhtunud või midagi eredalt meeles kuidagi? Mul niimoodi vist ei tule praegu, ma peaks natuke mõtlema. Neid kordi on olnud küll, jah. No enne, kui teil nüüd 2 nädala pärast esikas on, siis minu teada Kuressaare teatris esimest korda on ülehomme esimene lugemine. See siis tähendab seda, et loetakse ette näitemäng. No näitled ikkagi vist paar korda on varem lugenud, aga põhimõtteliselt lihtsalt loetakse materjal ette, et siis saab seda kuulata. Te kõik olete oodatud, see on ju tasuta ürituseks, ole Piret? Jah, on tasuta üritus ja Tanel loeb seal ka kaasa, et kuidas see on? See on niisugune huvitav vorm, et ongi huvitav vorm selles mõttes, et nagu väga tore, et selline asi on korraldatud ja see noorte draamakirjanike mentorprogramm või mis on selles mõttes nagu hästi vajalik asi, sellepärast et kõik võimalused, mis meil on nagu kodumaise näitekirjanduse nagu arendamiseks, need tuleb ära kasutada ja see on üks selle vili ja ma loodan, et tuleb põnev. See on nüüd neljapäeval kell 3, et kes töölt saab ära, siis olete kõik oodatud. Aga vaatame siis natukene, meil hakkab siin vaikselt juba lõpupoole ka triivima, et mis siis Vanemuisest nüüd siin plaanid on, saame küsida kohe, et sügisest oled ametis, kas mida meil oodata on Vanemuisest? Ma ei hakka praegu, kuigi järgmine hooaeg on juba minu planeeritud ja see on ka koos, aga ma ei hakka praegu selles mõttes siin nagu neid lavastusi ette lugema, mida selles mõttes kindlasti ütleme, iga loomingulise juhi vahetusega midagi muutub, eks ole, oodata ilmselt on võib-olla senisest natukene teistsugusemaid näidendivalikuid, sellepärast, et see on, ütleme, paljuski minu maitsest lähtuvalt lavastajaid, kes ei ole Vanemuises varem lavastanud. Juba kohe esimesel hooajal tuleb neid hea mitu tükki, ma hakkan ise uuesti seal lavastama, nii et ma arvan, et päris palju uut ja päris palju teistsuguseid asju on oodata alates järgmisest hooajast. Kuhu suunas sa siis üritad seda laeva tüürida? No selles mõttes, kas sa küsid, et kas tuleb mingisugused radikaalseid muudatusi nagu? Ei, võib ka radikaalselt, aga ma selles mõttes ma ei tee radikaalseid muudatusi, sest mul on tunne, et nagu Vanemuise taolise teatri me ei muutu Noo või Von Krahli teatri või ekspeditsiooni taoliseks, ütleme, mingisugust üsna konkreetset suunda otsivaks trupiks, sest mul on tunne, et meie vastutus Eesti kultuuri ja Eesti teatripubliku ees on lihtsalt teistsugune. Et selles mõttes see, et Vanemuisest, kuidas mina olen selle sõnastanud, et meil võiks olla igale ühele midagi. Et ma arvan, et see peaks nagu säilima. Nii et jah, mul ei ole plaanis nagu teha radikaalseid muudatusi ja et me hakkame tegelema ainult etetuskunstiga ja muu meid enam ei huvita, eks ole.
et ei, seda kindlasti ei juhtu, et ma arvan, et see, ma ütlen, mis on minu jaoks on oluline, see vastutus nende riigiteatrite juures, et luua selline repertuaar ja selline trupp, kes on võimeline seda repertuaari mängima, et sõna otseses mõttes, igale ühele midagi. Tihtipeale räägitakse, riigiteatrid, nad peavad tegema lavastusi kõigile ja nii edasi. Me ei saa teha kõigile lavastusi. Kui me teeme lavastusi kõigile, siis need on mitte kellelegi. Aga me peame oma repertuaari tegema sellise, et meil on igale ühele midagi. Umbes nii. Meid siin Saaremaal kindlasti huvitab ka see, et te ju käisite jaanuaris siin kultuuridessanti tegemas. Et kas tulete uuesti ka? Ma kuulsin juba mingit plaani, et on plaan, aga ma ei oska seda täpsemalt kommenteerida, aga vist oli plaanis. Nii et ilmselt küll. Kas kellelgi on publikust küsimusi? Jaa. Tere. Mina küsiks, tere, et teatrikoolist oli juttu, et keeruline aeg oli. Küsiks niimoodi, et kas teatrikoolis õppimise ajal oli midagi, mis teie jaoks oli nagu kõige suurem eneseületus? Seesama, see näitleja kõige põhilisem eneseületus selles mõttes, et jätta nagu ikkagi kõik muu oma, ega me ei taha ju keegi haavatavad välja paista mitte kunagi, eks ole, me oleme eriti ju meesterahvad, me oleme ju sellised, et nagu me oleme ju võitjad. Jaa. Aga laval sa ikkagi pead ennast panema sellesse väga haavatavasse kohta ja olema seal 100%, 110% oma partneriga koos, kõigi naha ja karvadega ja mitte midagi mängima, vaid oma parimatel hetkedel ikkagi olema. Ja ma arvan, et see oligi kõige raskem, sellepärast, et ma kuidagi ei suutnud seda nagu kokku panna seda ja seda näitleja tehnikat, mida meile siis õpetati, mis on siis ju tegelikult see, et selle kõige juurde peab ka käima veel ju ma ei tea, kas või nii elementaarsed asjad, nagu ma ei tea, esimese, teise repliigi seadus ja siis ühel hetkel on pall partneri käes ja nüüd on pall jälle minu käes, minu mängu, me ei osanud seda kuidagi kokku panna ja kõik need käed ei ulatunud maha ja kõik asjad segasid ühesõnaga, nii et ma arvan, et see põhiline oligi see. Sest kõik ülejäänu on ju tehnilised oskused. Jah, seal on vist see, et seda infot on nii palju ja sa ju üritad kogu aeg kõiki neid märkusi täita. Mina mäletan, mul tuli, mingi aeg tuli välja, et mul kipub suu lahti jääma laval. Ja siis Katariina Unt minu kursuväenda ütles, et pane see suu kinni, eks ole, et mis sa seisad seal suu lahti. Ja siis ikkagi päris mitu semestrit oli see, et ma olin laval ja siis ma mõtlesin, et ma suud lahti ei unusta. Aga kui sa sellega lava peal tegeled, siis see on ikkagi nagu väga kaugele, sest eks selle nagu see olema peaks. Aga see on jällegi, ongi selles mõttes, et nagu see on, miks teatrikool on keeruline, sellepärast, et see oli ka, ütleme, ma ei tea, võib-olla Katariinale tundus, et see on vajalik märkus, mida sulle öelda, eks ole. Eks ta oli ka. Eks ta ilmselt oli ka ja siis sa üritadki seda, et nii, okei, ma armastan sind, eks ole, ja sa saad aru, et ja siis, kui sa oled avastad, et sul on suu lahti, siis ja. Milline, mulle tundub, et sa käid palju teatris. Võib-olla on see sellega seotud, et ma olen tihti sind publiku hulgas näinud Saaremaal, kuigi ma saan aru, et Saaremaaga sind seob hoopis ka see, et sul on suur huvi lohesurfi vastu. Aga käid sa palju teatris? Ei käi? Ei käi. Tegelikult käidki lohesurfi tegemas ja siis ühtlasi vaatad ära. Ei, selles mõttes, et ma kindlasti käin rohkem teatris kui võib-olla keskmine inimene, sellepärast, et ütleme, see Ugala periood ja nüüd Vanemuise, see loomingulis, juba see nagu amet nõuab seda, eks ole. Aga ma ei saa, sellepärast pärast ikkagi see on ju kestnud, mul on 21. hooaeg näitlejana praegu, tähendab nagu teatris. Et ma pean ütlema, et endiselt mind huvitab see kunstivorm, mis tähendab seda, et mul on huvitav ka vaadata. Ja kuna ma suviti tihtipeale olen pikalt Saaremaalt, siis ma olen tihtipeale lihtsalt tulnud Kuressaare teatri lavastusi vaatama ja siis sa oled näinud mind publikus.
ma arvan, et sellel on see, ma tahaks käia palju rohkem, aga ma lihtsalt ei jõua. Ma küsisin tegelikult kolmanda küsimuse veel sinu kursakaaslaste käest, et kuidas nad 3 sõnaga kirjeldaksid sind, 3 omadussõnaga siis. Märt ütles südamlik, ambitsioonikas ja mugav. Nõustud? Jah, nõustun jah. Sellest, et ambitsioonikas ja südamlik sa oled, me oleme vist aru saanud, aga milles see mugavus seisneb? Ega ma ei, selles mõttes, et kui mul on võimalus nagu teha vähem, ega ma üldiselt ikka teen selles mõttes, ega nagu, mida ta kurat, ise ta saatis mulle kurat need triatloni plaanid, ma teen neid kuradi triatloni plaanid, mis mugav kurat, ma pean talle helistama ikka. Aga Lee tõi välja hoopis 3 teistsugust omadussõna. Väärikas, usaldusväärne ja üllatav. Ja ta kirjutas selle üllatava lahti, et tegeleb igasugu asjadega, mis esmapilgul temast absoluutselt ei ootaks. No lohesurf on võib-olla üks selline asi, aga mis huvitavaid hobisid sul veel on? Ma ei tea, mul enda meelest ei ole. No. See on üks selline asi. Mul on lihtsalt, ma olen ju Tartus sündinud ja Tartus kasvanud, ma olen nagu selles mõttes nagu kuidagi nagu sisemaalt pärit. Rohkem võiks sõudmine või harjutamine. No ja absoluutselt, Emajõge, ma olen ka oma elus kanuuga palju sõitnud, aga mul on miskipärast on kuidagi merega on mingi teema ja see teema on ka purjetamisega ja ütleme, et sellest purjetamisest, mis minu puhul algas lihtsalt purjelauaga sõitmisest, sealt see kuidagi moodi jõudis selle loheni nagu edasi. Et see on lihtsalt, see on kuidagi minu viis, ma siis ei tea, kas puhata või ennast välja lülitada või see on nagu midagi sellist. Et aga ma ei tea, et mul oleks, ma pean Leev käest peab küsima, mis ta mõtles sellega, et ma ei kogu midagi, münte, marke, ei ole midagi sellist, ma ei tea, mis ta mõtles. No hästi. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ma tahtsin küsida, et näitleja laval on haavatav, et kas sul on ka tulnud ette selliseid olukordi, et publik saalis nagu reageerib hoopis vastupidiselt ootustele või niimoodi, et sa mõtled, et see tänane etendus võiks juba ükskord läbi saada, et kas sul on nagu midagi, on sind midagi nagu šokeerib? No ma ei saa öelda, et šokeerinud, mind on nörritanud küll või pahandanud see, kui ma näen, et inimesed on tulnud teatrisse, aga nad tahavad tegeleda millegi muuga selle asemel. Nad on tulnud teatrisse, aga neil on kas telefon või nende kaaslane, kellega ta on et tundub, et neil on omavahel selleks ei ole vaja tulla teatrisse. See on ikkagi kuidagi moodi minu jaoks selline, mul on tunne, et tihtipeale inimesed ise ei taju seda, et kui palju see tegelikult nagu häirib. Et ma olen selle peale mõnikord sisimas pahandanud, kuidagi olen vihastanud laval olles või ka saalis olles, ütleme lavastajana, kui ma näen, et inimesed on tulnud teatrisse minu lavastust vaatama, aga nad nagu ei suhtu kuidagi eriti austavalt sellesse minu lavastusse, mida nagu näidatakse. Aga mind vist ei ole, kuigi on juhtunud igasuguseid asju, olen ju ka olnud ikkagi etendustel, kus keegi on ära minestanud või mingeid asju on nagu juhtunud, aga vist ei ole, mul on vist hästi läinud, mind ei ole miski šokeerinud. Lee rääkis sinu kohta ühe asja veel, et lavakunsti kooliaeg te lühikest aega olite korterikaaslased. Ja, olime, jah. Ja siis Lee ütles, et ta väga nautis sinuga ühiseid jalutuskäike kooli.
ja et need üldiselt nägid välja nii, et tema küsis ja sina rääkisid. Ja siis ta ütles, tal oli väga huvitav kuulata, sest et sa oled väga tark ja väga palju lugenud ja nüüd siis nagu Plektrumi saates ikka, et väike kultuurisoovitus. Äkki soovitad meile mingit põnevat raamatut, mida oled viimasel ajal lugenud? Ja, võin soovitada küll. Mina sain isiklikult lugemiselamuse. Kas võib 2, jah? Võib 2. Siis ma tulin peenike, õhukesed raamatud. Okay. Ei, mul on 2 lavastust ja 1 raamat. Väga hea. Ma sain lugemiselamuse tõesti siis sellisest raamatust, mis on kirjutatud Riho Sibulast nagu Kuulaps. Ja see on müügil täitsa ja kui ma seda lugesin, siis mul tuli meelde, et mul on olnud isegi õnn ja au temaga ühes lavastust. Ta oli nagu bändis. Meil oli üks muusikal ja siis Riho Sibul, bänd oli selline, kuhu kuulusid Riho Sibul ja tema kaliibriga muusikud. Ja siis ma mõtlesin tagant järele, mõtlesin, et issand jumal, nagu kellega mul oli võimalus koos laval olla. Ja see raamat on minu meelest kirjutatud väga hästi. Eluloo raamat on tihtipeale selline üsna nagu triki asi sellepärast, et ma ei tea, kas inimest tehakse siis kuidagi kangelaseks või pärast surma kuidagi võib-olla ülistatakse. Aga see on kirjutatud minu meelest väga hästi on tabatud inimese isiksust. Ja mul on tunne, et see on nagu suur õnnestunud raamat. Ja 2 Vanemuise lavastust, mis on viimasel ajal, mis on just nagu viimasel ajal, ma nägin 2 järjest. Üks on Ringo Ramuli lavastatud Päevaraamat. Ja nüüd laupäeval ma käisin esietendusel, on Kaili Viidase lavastatud Elleni sekund, mis räägib siis Ellen Niidust. Et need on asjad, mida ma julgen nagu, need on minu jaoks olnud elamuslikud kunstisündmused, et see hästi suurepärased asjad, väga soovitan, nii et minge julgelt ja lugege julgelt. No, et filmi inimesed ei tunneks ennast diskrimineeritult, äkki on ka mõni filmi või seriaali soovitus? Oota, ma vaatasin, oot. Ma vaatasin just ühte seriaali, mis mulle õudselt meeldis. Hästi lühik, oota. Kust sa vaatasid seda? No vaat, eks ole, neid on... Netflix? Ei, see oli midagi muud, see oli Disney Plus. Seal on igast muid, selles mõttes seal ei ole ainult need... Ikkagi see laste värk on sulle. Seal ei ole ainult need Lõvikuningas ja need Disney asjad, aga seal oli... Mul ei tule meelde, on meelest ära läinud, aga ma mäletan, et oli väga aega. Nii, Disney Plussis on üks hea sari. Aga hästi, kui on veel kellelgi küsimus, siis on viimane aeg seda küsida. Mina on. Jaa. Mis on lemmikõpetaja? Või kõige suurem õpetaja või olulisem õpetaja? Eks ikka professor Normet, armas õpetaja Ingo Normet, kes nüüd lahkus paar aastat tagasi. Et ilma temata ei oleks ikkagi ei oleks nagu mitte midagi, kui ma teatrist räägin. Ja mingil kummalisel kombel on tema kõrval veel selline lavastaja, võib-olla te ei ole temast väga palju kuulnud, aga ta Eestis tegi mõned lavastused enne, kui ta kahjuks suri. Ta on tegelikult bulgaarlane, tema nimi on Mladen Kisselov. Ja ta sattus Eestisse oma elu, viimasel perioodil, sellepärast, et ta lihtsalt naine, keda ta armastas, elas Eestis ja siis ta tuli Eestisse elama. Ja ma sattusin siis sellel ajal, kui ma tegin oma seda esimest lavastust, ma valmistasin ette oma esimest lavastust, ma sattusin siis Mladeni assistendiks ühe Vanemuise lavastuse juurde, mille nimi oli Maetud laps. Ja ega Mladen tegi teatrit ju üsna samamoodi nagu näiteks teeb Elmo Nüganen. Tal oli väga peen analüüs, ta lähenes väga
väga kuidagi nagu sellele materjalile, ta võttis selle väga pulkadeks lahti, proovis kogu aeg leida nagu mingisuguseid lahendusi. Aga mis oli kohutavalt äge Mladeni juures oli see, et Mladen, sest ta oli Balkanilt. Ja kui meie näitlejad ikkagi tulime Vatlupsedi, Luusangadi, Kaera-Jaan, eks ole, istusime sinna laua taha, hakkasime lugema, eks ole, siis Mladen oli kogu aeg nagu, mis toimub inimesed, mis toimub, see on nagu, see on emotsioon, see on kirg, selles mõttes. Ja ma vist tookord seda niimoodi ei osanud mõelda, aga tagantjärele ma sain aru sellest, et aga see tegelikult ju ongi see, et meil on näidend. Tavaliselt umbes 2,5 või 3 tundi on kontsentreeritud kokku elu. Me ei saa seda mängida niimoodi Vatlupsedi, Luusangadi nagu sellised, ei saa. Sest tavaliselt, kui just ei ole loodud väärtus sellest, kui palju te olete käinud teatris ja näinud lavastusi sellest, et elas üks täiesti keskmine mees, suhteliselt keskmist elu, ei olnud teil ilus naine ega ka kole naine. Selline, kelle kohta võiks öelda, et oli tavaline. Lapsed olid ka sellised, ei olnud viielised, aga ei olnud ka kuidagi mingid pätid ja narkomaanid. Täiesti tavalised tüübid. Ja siis ta elas ja nad elasid kõik ja siis ta suri. Üsna tavaliselt. Tavaliselt. Näidend enamasti räägib ju millest, ta räägib ju mingist piirsituatsioonist. On see kuradi Taani prints, kellel on isa ära tapetud ja ta hakkab oma surnud isa vaimu nägema kuskil või on see 2 meest, kes on filmi võtteplatsil mingisugusesse täiesti jõudnud oma eludega sellisesse kohta, et nad ei oska enam mitte kuskil aga see on piirsituatsioon enamasti. Kui sellest ei ole tehtud eraldi väärtust sellest, et nüüd elame hästi halli ja tavalist elu ja sureme hästi tavaliselt, mis tähendab seda, et seda piirsituatsioonides inimesed käituvadki nagu teistmoodi. Mitte keegi piirsituatsiooni, või ütleme väga vähesed inimesed, või seda ei ole ka huvitav vaadata minu meelest, kui piirsituatsioonis on nagu see, et nagu sa saad teada järsku mingisuguse asja, mida sa elu sees ei osanud arvata ja sa reageerid sellele nagu oi, see praegu tegi küll natuke haiget. Aga ma korjasin kukeseeni, et teeme sellest mingi salati ka või. Seal on ju ikkagi nagu, ja vaata sellel mingil kummalisel kombel see nagu, mida Mladen oma Balkani energiaga, ta oli mingi 60+ mees, kui mina temaga tuttavaks sain ja see, tema energia käis nagu niimoodi, et kui ta sealt tuppa tuli, siis see tuli siit nagu niimoodi. Ma olen kuidagi püüdnud ikkagi nagu seda sama jõuda nagu, mitte keegi ei suuda Mladeni energiat korrata, see oli lihtsalt kordumatu, aga ta õpetas mulle just nimelt selle asja, et see ei ole intellektuaalne kunst, see on emotsionaalne kunst ja see, kui on piirsituatsioon, siis tuleb seda piirsituatsiooni ka mängida. See ei tähenda seda, et ma mõtleks, et kõik näitlejad peaksid olema tohutu ekspressiivsed nagu balkanlased, eks ole, aga ma mõtlen seda, et see olulisus või see on nagu äge. Ja 3. õpetaja on mu 6,5-aastane tütar, kes lihtsalt teab kõike. Ja siis nii ongi. Ma pean temaga ma pean leppima, et mul on arenemisruumi. On veel küsimusi? Ma ei tea, kui võib. No. Mis sulle ka tähes ära tõi, see kõik parimad asjad siin elus? Kõik ägedad asjad. Kõik ägedad asjad, et kuidas see jõudis sinuni see materjal ja kuidas üldse sellist, see on ju monotükk. Ometi seal on mitu näitlejat, kes teevad seda eri mängukordadel. Kuidas see protsess käib ja kas kõikidega sa teed iga päev eraldi, algab töö otsast pihta ja mismoodi? Ei, me tegime kõik koos kogu aeg. Selles mõttes me valmistasime lavastust ette. See sündis väga lihtsal põhjusel. Mirko Rajas, kes on siis Noorsooteatri kunstiline juht, kutsus mind lavastama. Mina leidsin näidendi, mis meid mõlemaid erutas, mis oligi see kõik ägedad asjad.
ja kõik ägedad asjad on siis tõesti ta monolavastus, aga Mirkole tundus, et kuule, et kui sa juba tuled Noorsooteatrisse, et siis oleks nagu üsna et sa saad ainult ühe näitlejaga, et siin on rohkem näitlejaid, kellega sa võiksid. Ja ma ütlesin, et aga teeme siis 3 eri koosseisuga, et milles küsimus ja siis valisin 3 erinevat näitlejat. Ja siis aga me tegime kogu aeg koos seda lavastust. Me olime kõik kogu aeg, ühtegi sellist proovi, et täna ma töötan sinuga ja homme töötan sinu. Me olime kõik koos ja me lihtsalt, nad lihtsalt mängisid erinevalt. Nad räägivad ühte lugu, ütleme, et need loo väiksed mingid kohandumised on näitlejate erinevad, aga see on üks lugu. Ühe alguse ja ühe lõpuga. Ja ütleme, et see lugu, mis ma ütlesin, mida me mängima hakkame, et see on kõigil justkui ühine, nad lihtsalt teevad seda erinevalt. Siis ta on ikkagi mitu erinevat näidendit? Ei, see on üks sama näidend. Aga välja kukub, et seda võiks ju mitu korda nüüd vaatama? Jah, iga ühega, vähemalt. See on midagi esmakordselt Eestis, et niimoodi tehakse? Ei ole, minu meelest neid monolavastusi, kus on nagu näiteks on kaks osatäitjad mängivad ühtselt, minu meelest seda on enne ka tehtud. No mõnes mõttes nagu duublis. Jah, ongi selles mõttes duublis. Ma ütlen, et need on, see on sama lavastus, aga need on väga erinevad. Need näitlejad on erinevad, eks ole. Ketter mängib ühtemoodi, Doris Tisler mängib teistmoodi ja Risto Vaidla mängib üldse veel kolmandat moodi. Et võrdselt head on ka kõik. Kui tihti sa ise enda tükke vaatamas käid? Üsna tihti, sest ma olen ikkagi kuidagi selline, et kui on esikas ära, siis ma lasen mõned etendused ja siis ma tulen jälle vaatama ja siis ikkagi ütlen märkusi ka isegi lausa. Et see on minu jaoks on mingisugune osa lavastaja tööst, et ma ei jäta neid lavastusi kuidagi. Ühesõnaga, ühel hetkel, kui ma saan aru, et okei, ta on nüüd mingisuguses koha, siis võib jääda üsna mingi pikk vahe sisse, aga ma ikka käin. On veel kellelgi küsimusi? Ma küsiks veel, et kuidas teile Kuressaare teater meeldib või? Väga meeldib. Ja mis siin on nagu teistmoodi kui teistes teatrites? Esiteks see, ütleme see, mis ma saan aru, et ei pruugi olla võib-olla alati midagi sellist, minu jaoks see väike mastaap, vähe inimesi, paljudel töötajaid on 10, 14, Vanemuises on 360, kus ma käin nagu igapäevaselt. Vanemuises on 3 maja, eks ole. Aga kui ma tulin nüüd esimest korda sealt trepist üles, eks ole, mind juhatati, et proovisaal on seal, läksin sinna ja seal on see mingisugune see vahe raamaturiiulid. Issand jumal, kui tore siin on. Tugitood, proovisaal, väike mõnus lava, väike mõnus saal, selles mõttes, et siin on nii kohutavalt hubane ja siin on nii, ma saan ju siin teatris ka elada, mis on nii nagu tore, sest ma saan oma dressidega hommikul proovisaali lohiseda. Ja mind on siin nii hästi vastu võetud ja siin on, mul on siin nii nagu lihtsalt hea olla, mulle meeldib siin, ütleme Kuressaare üldse linnana, mulle väga meeldib. Kõik see meri ja kõik see, et jah, mul on väga tore olla siin. Ma ütlen, ma püüan, ma arvan, et üks 5, 6, 7 aastat kindlasti ma olen igal suvel ikkagi 6 aega vähemalt Saaremaal, kui mitte natuke rohkem. Mõnikord peab natuke hakkima seda aega, aga ma olen üritanud siin ikkagi hästi palju olla. Ja see suvi jälle? Broneerisin juuliks. Korraks pean minema sinna Saadjärve äärde, sest seda Üksildast läänt taastatakse. Jah. Aga võtame siis otsad kokku. Aitäh, Tanel Joonas!